edasi, et aga Kristjan Kask on kindlasti see mängija, keda Kalju oleks oodanud siin terve. Igatahes nüüd on avavile on kõlanud ja oleme ka kohtunikud võlgu. Täna peakohtuniku ametis siis Jürgen Lorenz, teda abistamas abikohtunikena Thor Vaas ja Sandra Ligulisa. Siit oli nibin-nabin juba. Kohe juba läks ohtlikuks. Nii, ja kas kohtunik vilistas ja nüüd vaatame, mis siit edasi saab, et siin tegelikult... on saanud päris palju haiget ka. Joosep Põder on see, vahelt läbi, et siin on kordusest näha ja lükkab palli kahe kaitse vahelt läbi, siin on jalg ees ja nüüd ta läheb minu meelest hüppega. Ja saab ise nagu haiget. Saab väikse kopsu, aga tundub, et loodetavasti on siis tegemist tõesti lihtsalt sellise väga valusa kondiga. Nii, Henri Välja on penalti sooritamas. Ja tuleb ära. Väga 1-0. Kindlalt realiseerib Henri Välja selle penalti ja saab siis kirja oma hooaja 7. värava. On ka siis Pärnu Vapruse suurim väravakütt Henri Välja, 24 aastale, kes täna muide mängimas oma 199. Premium-liiga mängu. Nüüd üks mäng veel ja on 200 klubi poiss. Ja selles mõttes on hea neid numbreid kuulata. Kas sul see kodutöö on tehtud, et 7 Henri Välja väravast? Siit mu vahele. aga küll ma tean, et ta on 6 eri mängus võrku saistanud, et tal niisugust nagu 2 väravalist mängu ei olegi. Et teeme kodutöö kiiresti ära siin mingil hetkel, aga ma üldse ei imesta, kui 7-7 või 7-6 see olukord on. Töö. Aga nii, ja siit annab hea söödu sinna ette. Lindberg saab Tambe tuule kea vahele, ei saa ja siit Berg tõrjub alt käega ära. Siin nüüd Bergi pikad käed tulid küll väga hästi kasuks. No. Siin oli Seppiku pea kenasti vahel. Nii ja tuleb ikkagi kohtunik korra juba instinktiga hakkas näitama ja tõmbas uuesti tagasi selle ja siis ikkagi näitas ja vilistas ära penaldi. Aga vaatame seda olukorda. Mennilaan ka lonkab, aga vaatame mis me näeme kordusest. Näidatakse meil siis Raul Roossonit praegu. Taaniga nii ja siit lükatakse sööt Mennilaanile. Varba peale astumine tõesti on. Aga kas... Nii, ja see olukord, jah? Jah. Kooli raha. Nii vaatame nüüd. Aba! Oi, kui hea! Ja jõuab veel Nõmm teise tõrje teha ja pall on käes. Ja ütlen, et see on õige... Kõva töö Nõmmelt. Ütleme, et see on õige olukord, kus pallis on, kes siin otsustavad, kas saavad penalti sisse lüüa või kas väravat selle tõrjub. Aga ütleme, et mulle natukene jäi see penaldi olukord, mis anti selline. No ja olemas ei ole. Siin niimoodi pall praegu puges justkui välja sellest väravast. Oi, aga siit jällegi ei saa väravast ka sisse. No, väga ohtlik oli praegu. Kalju on alustanud seda teist poolt. Jah, sest kui avapoole ajal Kalju mängis niimoodi rahulikumalt ja just nagu üritas neid söötusid sinna siis lükata ja need läksid puhuti liiga pikaks, siis nüüd vaatame teistsugune taktika. Mis uskumatu värav! Ja tundus, et no ei vea välja väravani, ei vea välja. Mõtles, et Berg kontrollib olukorda, kontrollib ja Berg läks ju ka tagasi. Ja läks tagasi. Ma ütlen, et see oli nii selles mõttes, et sa ikkagi tunnetad ära selle momendi, kui sa näed, et see pall lendab ikkagi selline 2 sekundit, 3 sekundit, et see saadaks, kas ta ikkagi läheb raami või ta jääb ennem püsima sinna enne raami ja Berg saab selle kätte, aga ei. Ja Välja on lõpuks ometi löönud mitte penaltist värava ja ühes mängus teise värava, et seda mõlemaid asju pole selles otsas tagamus siis Henri Väljale. Ja vaatame siit see moment, kus Välja pani, nüüd me ei näe seda kaust, aga no ma ei tea, Bergil jääb napid puudu, et kas ta siis tõesti ei näinud ära. Päike muidugi ka sellest kohast, et natukene võiks teevad nagu 100-ga, et Viidas siin samamoodi vasakus äärest teeb tööd. Siht ei saa nurgalööki, tahaks pajost välja lüüa. Nii palju seal tööd. Ja jälle penalti näitab siin kohtunik. No nii loll viga ei saa olla Pajo poolt, et selles olukorras ja kus on värav ja kus on vea moment, et seal nii suur apsakas kui üldse olla saab kaitsemängus ja siin põrkab ette ja nüüd Pajo
kaotab selle momendis palli ja läheb hüppab ja jällegi täpselt niisugune täiesti mõttetu teema nagu. Vaatame, kuidas Ott Nõmmel teine penaltitõrje selles mängus õnnestub. Aga nüüd Mattias Männilaan ka ei eksi ja lööb oma hooaja 7. värava Mattias Männilaan ja samal ajal teeb ka Pärnu veel ühe vahetuse või õieti küll oma teise vahetuse. Tuleb sisse ja oleks võib-olla tahtnud natukene varem seda vahetust. Nüüd siin Igor Prints ikkagi näitab ka rusikat keskväljale sinna väikese mehe poole. No jah, ütleme, et eksid Kaljul minna, Arlov läheb juba päris pikalt nüüd paremast äärest. Soono tuleb ka suure jooksuga. Väga halb olukord Pärnu jaoks, aga Kalju jaoks super olukord ja Kalju ja... Oi, kui hea töö! Läks liiga nurga alla see sööduga lõpuks see Kalju mängija, kas see oli Orlov ja... Ja Vallik ja on võimalus. Pajo jõuab appi, teise äärde Pajo jõuab, vaatame, kas Vallik näeb seda. Spordib! Ja saab Pajo! Ei! Napid mööda! No ma mõtlen sellest olukorrast, et aga jõuab siin Virgo Vallik ja võidab palli uuesti Vaprusele. No nüüd on rasked momendid, annab äärde Limbergile. Kas Limberg saab minna, siit on vaja võib-olla löögile või hoida veel ja teeb ette ja lükkab tühja! Uskumatu Limberg, milline sooritus! Ei, külma närvi oli ikka nii palju, siin on näha rõõmu nii väljaku peal kui pingi peal treenerite kollektiivis, aga mida teeb Limberg selles olukorras, mida teeb Vallik? Vallik läheb, lükkab selle söödu Limbergile, Limberg läheb edasi nerava nurga alt ja ei pane lööki, vaid teeb sellise konksu ja ei tee ka siis lööki vasakuga, vaid paneb selle tühja. Ja Vallik ehitab selle värava, Limberg aitab seda vormistada ja nii-öelda täpi peale paneb lõpuks Vallik ise. Kus see tegelikult Vallik selle palli võitis ja sinna üle ääre pani ja nüüd see Limbergi siuke konkspaus ja mida sa veel hingitad, panna tühja ja mõnuga panna tühja. Ja 3-1 on seis, Pärnu Vaprus teist korda selle aasta Premium liigas edestamas Nõmme Kaljut ja jäänud on veel 3 minutit. 3 minutit. No isegi alla 3, aga võib-olla antakse siit pisut sekundeid peale. Tähistamissekundeid peale. Omale kiire koha koosseisu. Nii, aga... Viimase kolmandiku juures kuidagi tuhhi väheks, me ei leidnud neid valikuid esimesel poolel eelkõige. Teisel poolel me saime ikkagi nii-öelda palli käima, surusime rohkem, meie mängu oli rohkem näha, me domineerisime. Aga Pärnu ei kuskilt tuli teise väravaga ja siis neil oli veel mugavam selle tõttu ja kuigi saime ühe tagasi löödud, siis kolmas oli jällegi nende ma ei taha neile kuidagi halvasti öelda, aga vähestest võimalustest lõid ikkagi 3 ära. Ja, selles mõttes, et nagu sa välja tõid, teise poolaja alguses nagu Kalju mängis veidi teisiti ja palju rohkem survestas Pärnut, oli neid ohtlikke olukordi seal väraval rohkem, aga nagu see i-täpp jäi sinna tähe peale panemata, et seda teravust võib-olla jäi täna rünnakul natuke väheks või kuidas sulle tundus? Võib-olla tõesti, et isegi jäin seal natukene toppama, et arvasin tegelikult, et mul on tiimikaaslane veel edasi nii-öelda vasakul käel, et saan talle jätta, et tal on võib-olla rohkem ruumi, aga ikkagi sain vähemalt löögile. Et jah, selles mõttes küll i-täpp jäi panemata täna, et jah, kahju on niimoodi veidi koondispausile minna. No seda kindlasti, samas Kaljul nüüd ei saa kuidagi öelda, et see hooaeg oleks siin halvasti läinud, et jah, üks kaotus on siin vahepeal Florale olnud, aga üldiselt on püsitud päris kenasti võidulaine peal. Tõsi, selle tänase punkti kaotuse tõttu on see vahe nüüd Levadiaga käriseb jälle suuremaks. Kus see nüüd on, kust Kalju saab veel juurde panna? Kas sa näed seda kohta? Detaile kohe ei oska. Need peame ise kõik koos läbi vaatama ja läbi mõtlema. Et nendega tegeleda ja ma ei kahtle, et me suudame selle vahe väiksemaks teha ja ka hooaja lõpus seal täitsa kõrgel olla. Olgu Mattias, aitäh ja edu siis ka koondises!
ja kutsun siia nüüd ka, milline mäng, millised väravad, ütle kõigepealt, et mis imerelv on teil see Henri välja? No näed on, et no ehk tubli märkas seda, et Berk oli väljas ja tegi sellise, noh, muidugi eks ta ei sättinud sinna seda palli, aga ilusti lati alla see pall läks ja et noh, eks enne mängu ka me rääkisime, et tegelikult Berk päris palju seikleb seal ringi, et mingi info oli tal käes ja noh, tema sinna märgata seda ära kasutada, selles super lahendus muidugi, jah. Teist korda järjest sellel hooajal saate Kaljust jagu. Mis täna oli, mis teid nagu platsil tegi, noh, igatahes tulemuse poolest paremaks? No ma arvan, et eks eelmine mäng võib-olla sundis ja natuke siin kohalike jaoks seda mängupilti parandama, et ega eelmine mäng oli meil väga kahvatu ja see praegu, mis poisid tegid, tegelikult oli super nagu, et isegi seda Kalju mängu, esimest mängu võitsime, teine pool kannatasime, et nüüd oli ikkagi, ütleme nii, 90 minti pluss oli nagu mängu oli ja oligi, et suutsime ikkagi palliga olla ja kaitses muidugi see töö, mis nad ära tegid, see oli ikkagi, no ma ütlen, et kutid olid väga tublid. Ja Ott Nõmm väravas, penaltitõrje, aga ka muidu? Ja Ott, noh, eks Ott on Ott, et teeb oma tööd korralikult ja pühendunult, nii et aitab meid, noh, ma ütlen, väravai super tüüp ja on alati valmis olemas ja päästnud meid, jah. No Pärnul oleks ju muidu tegelikult see hooaeg täitsa nii, et võiks 4+ või 5 panna, kui poleks neid 2 suurt kaotust ja 1 selles eelmises voorus. Kust sellised hästi suured kärisemised sisse tulevad? Jah, no teaks ma seda on ju, et ega seal see Levadia mäng, eks me poistega vaatasime ka selleks, oli seal võib-olla palju sellist, noh, nagu ma ütlesin, sellist natuke lohakust oli, võib-olla natukene mitte niivõrd pingutamist, et mängisime, jällegi seal oli mitte üks ära kukku, vaid terve meeskond kuidagi oli nagu ära tinistatud ja ei suutnud seal väljakul piisavalt energiat anda ja niimoodi tulevad, ega jah, see hooaeg on need kaks kaotust -13, et need on sellised, jah, tuleb parandada, jah, aga noh, ma ütlen, me tegime vigade paranduse täna ära, et selles mõttes on jällegi nii-öelda emotsioonid tagasi ja tahtmist täis, et nüüd on koondise paus ja saame taastuda. Tore, Igor, aitäh ja edu! Ja, aitäh!